meie oleme sellised tillukesed, tingimustest sõltuvad väiksed olendid, osakesed sellest suurest perest või organismist. Ja me ei saa ennast lahti ka lõigata kuidagi tervikust, sellest tervikpildist. Ja loomulikult, kuna me oleme nii tillukesed, siis meie ajumaht ja elukäsitluse arusaamise maht on nagu piiratud. Et täna arvad nii, 5 aasta pärast naerad, mis sa 5 aastat tagasi arvasid. Juba natuke avaramalt võib-olla saad aru elu mõningatest aspektidest. Ja see on nagu lõputu. Nüüd teistpidi, kui kasutada loogikat, et loomulikult mul ei ole seda potentsi, et adikaarid sanskriti keelest ja sellist kvalifikatsiooni, et lüüa jalaga uks lahti ja öelda tere, et jumala algne isiksus, et mina olen siin nüüd, et tšau, saame tuttavaks, eks ju, et ma olen sind vahepeal ära unustanud siin kehalistes samastamistes. Et see ju loogika on inimesele, et kui näitad mingit maja, siis keegi ütleb, et see maja moodustus miljonite aastate jooksul. Inimene on automaatselt on sees kodeeritud, et selle maja taga on arhitektid, ehitajad, eks mingi süsteem. Kui sa vaatad loodust, siis loodus on veel keerulisem. Teadlased on kogu aeg hoiavad pead kinni, et kui keeruline süsteem see on. Et kui juba lihtsamad süsteemid seal taga on keegi, miks siis me arvame, et see suur loome, see keeruline astroloogia, astronoomia, elemendid, energiat, et seal ei ole nagu arukust taga, et see on selline juhuslik suur pauk, eks ju. Et sealt nagu kuskilt hakkas, mis seal enne pauku, me ei tea, eks ju. Ühesõnaga kuidagi spekuleerime niimoodi, aga õnneks on pühakirjad ja Jumal on öelnud, et näed, et tema, see, et sina ei tunneta kõiki, see kõigest aru ja mina ei saa, eks ju, kuna me need ilukesed, see ei tähenda, et see kogu süsteem ja selle süsteemi looja, kelle lahutamatud osaks, et me oleme, et tema ei tunneta meid, vaid tema ei ole kontaktis. Öeldakse, et ta nagu on meie kõrval ülihingena, hinge kõrval ülihing ja ootab, et tema poole oma palge pööraks. Ta annab meetodid ka ja pühakud ja eeskujud, et kuidas siis see protsess peaks olema, see meelde tuletamine. Et see on nagu, kuidas sulle öelda, sa võid ju kadestada, et kuskil on kuningas, aga nüüd on vaja kuninga sinna kuidagi nagu sinna kuninga kotta või kuninga lähikondlased või kuningale ka ümber vaata see kaaskond, eks, et sinna kuidagi nagu sisse saada, et siis see on nagu parem elu, et selles mõttes me väärime kõik igavest õnne ja head elu. Et Jumal ei ole kadedust, aga siin valikuvabadusest me oleme siis natuke eksinud ja on võimaldatud meile selline vaimne või see materiaalne dimensioon, kus on algus ja lõpp, sünd ja surm, kus me siis kogeme need kõiki asju, samastades nagu see unenägu, et samastades ennast selle kehaga nagu unes, need ka mingid asju elad üle. Ja samamoodi see on samasugune unenägu, lihtsalt teistmoodi unenägu, et sa arvad, et sa oled rahvus, see keha ja see, ma ei tea, need probleemid, mis on nagu nii mööduvad ja materiaalsed, kuna hing on hoopis teisest materjalist. Et kuna see tervik tunnetab sind või see Jumal tunnetab sind väga hästi. Ainuke asi on see, et see teaduse häälestus. Et selles mõttes on see loogiline, et kui sa tahad nagu kogeda midagi rohkemat, mis sul praegu keha võimaldab või mõistus, siis sa ühendad ennast nagu stepslisse selle algse allikaga, eks ju. Läbi teaduse, läbi armastuse, läbi alandlikkuse, läbi heade omaduste, eks ju. Kõik see tänulikkus ja kaastunne ja abivalmidus ja alandlikkus ja kõik need sõnad, mis meil on, eks ju, millest me räägime kogu aeg, et see ongi see nagu ühendus, et siis hakkab see ühendus nagu paraneb. Nii kaua, kui sa tahad ekspluateerida ja panustad, eks ju, asjade peale, mis on ajutised, materiaalne energia kogu aeg transformeerub, nii kaua oleme siis selles karmamaailmas ja siis on see väike armastuse valikuvabadus ja siis sellest on väga palju rääkinud. Et siis sa oledki seal, ma ei tea, mingi korraks oled selles parteis ja siis selles kehas ja arvad, et neegrid on halvad ja valged on head ja siis valged on halvad ja neegrid on head ja oled niger ja siis oled valge ja siis oled erinevates kehatüüpides samastad, olen notsu, olen jänku, olen putukas, olen puu, olen inimene, eks ju, see sama hing on kõikides nendes vormides samastab ennast ja siis liigubki selles sünni-surma tsüklis enamus Anna Maia sanskriti keeles lihtsalt saaks kõhu täis nagu. See esimene teaduse tasand nagu laps ka, eks, et ta maailma tunnetab läbi suu. Enamus me oleme sellises kehalises kontseptsioonis meelteorjad, eks ju. Peas kõht täis ja soe ja siis on korraks hea olla.
ja aga noh, materiaalne maailm kahjuks ei võimalda seda kogu aeg. Siin on ka, eks ju, õnn ja õnnetus, eks ju, see kahesus, pimedus ja valgus. Selles mõttes on see loogiline, et kui selle kogu süsteemi taga on meid tunnetatav, no kes tunnetab meid lõpuni ja märkab meid, kuna me oleme lahutamatu osakest, siis temaga kontakti saavutamine tähendab seda, et sa saad kogeda selliseid asju. Ta nagu võimaldab, eks, ta juba praegu meile võimaldab, kuigi see valikus vabaduses me oleme teda unustanud või teda üldse eitame, eks ju, ikkagi ta võimaldab, eks ju, see süsteem, sest inimene ei ole midagi lood. Lihtsalt ta võib ennast see on nagu haiguse sümptom, eks ju, et mina tegin, eks ju, sa ütled need elemendid teed, sina ei teinud mingit maja midagi, sa lihtsalt maja paned kokku nendest elemendist, sa ei ole ühtegi elementi teinud, või liiv või maa või puu või mis iganes, kivi või. Et kõik me võtame ju loodust, emakesed loodused, mis on emaka loodus? Emaka loodus on süsteem ja süsteemi taga on teadus taga on ka isikuline aspekt, eks ju. Nagu me maja vaatame, eks maja taga on ka isiksused, et see on küll vaatad impersonaalne suur maja, eks, aga siin on ka ehitajad, eks ju, ma ei tea, sponsor, arhitekt, eks ju, linnavalitsus võib-olla tellis või ma ei tea. Terve süsteem on seal taga. Niimoodi loogiliselt saab tegelikult päris kaugele minna ja jõuda sinnani, et mateeria on antimateeria ja siis antimateeria ja mateeria taga on, eks ju, teadus, kõrgem algne elusolend ja temaga me oleme kogu aeg ühenduses nii või naa, aga sellest valikuvabadusest me oleme siis ennast natuke lahti lõiganud ja see ühendus võimaldab meil selle, et me rahuneme maha, me siseneme sinna, kes me algselt oleme, tingimusteta, igavesed õndsust täis elusolendid, mida siis kinnitatakse, me oleme selle unustanud, see paistab meie jaoks selline mingi nagu ulme, mingi sentimentaalne, religioosne džamba-mambo, aga ometi kui sa maha rahunud, sa saad aru, et hing on hästi lihtne ja lapsemeelne, ta tahab lihtsalt õnnelik olla. Aga me oleme neid rolle ja mänge ja maskisi, neid näitemänge nii palju mänginud, eks ju, et me oleme ise ennast ära kaadanud, eks ju. On loogiline. Kuna alternatiivi ei ole, siis mõtled, hea küll, et tõmban nädalavahetusel viina sisse või triibun inna, et korraks vähemalt maandab ära, mis siis, et järgmine päev on jälle tühi tunne. Et see on sümptom, et need on ajutine õnn, eks ju. Algus on hea, pärast halb, eks ju. Mingi sõltuvuse jamad, eks ju.